Südamlikud tervitused, armsad valgusolendid ja tere tulemast Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liisa Reinut. Ja täna on mul teile taas head uudised. Olenemata sellest, mis teie arvate või mõtlete, mis toimub väljaspool vastavalt Peavoolumeedia kanalitele, on minul ikkagi teile head uudised. Sest nüüd alles hakkab toimuma. Ja see, mida me eile nägime, kõik tõenäoliselt vaatasid läbi Peavoolumeedia kanalite, mis toimus. Eile nägime niisiis Joe Bideni ametisse õnnistamist. Ja ma tean, et väga paljud inimesed on väga suures hirmus, ärevuses, osad on pettunud ja ausalt öeldes mina ka ootasin ühte teist stsenaariumit, millest väga palju räägiti, see oli üks teine ajaliin. Aga asjad juhtusid täpselt nii, nagu me ei oodanud. Ja see oligi eesmärk, sest paljud tõesti arvasid ja ootasid, et asjad kujunevad just teatud viisil. Kuid nii, nagu ma varemalt olen öelnud ühes suhteliselt hiljuti tehtud videos, et me peame vabanema ootustest ja eelarvamustest. Ja see on just see põhjus. Sest esiteks see tõmbab meid alla energeetiliselt ja kui meid tõmmatakse alla, siis see annab tumedatele jõududele taas toitu. Aga rääkides eilsest, eile toimuvast, siis Trumpil oli ja on plaan ja ta viib seda ellu ja ta viib seda endiselt ellu. Lihtsalt mitte nii, nagu meie võib-olla ootasime, nagu mina isiklikult ka ootasin. Sest tuletan meelde, käimas on sõda. Ja mitte ükski sõjapealik ei avalda oma tegelikke plaani. On ju nii? Peaks päris loll olema, kui seda teeks. Ja see plaan, mis Trumpil on, sisaldab ülesannet näidata kogu maailmale, mis tegelikult toimub. Mitte nii, et keegi kuskil räägib sellest, kas Trump ise või ükskõik millistest kanalitest tuleb seda, et mis tegelikult toimub, vaid nii, et inimesed ise näevad ja veenduvad selles, mis toimub. See on eesmärk. Ja ehk siis see, mis toimub, on ju see, et üle maailma käib tohutu järjest suurenev tsensuur. Peavoolumeediat kanalid ei räägi meile asjadest, mis tegelikult toimub. Väikeettevõtteid suletakse, inimesi materdatakse kõiki neid, kes ei räägi seda, mida peavoolumeedia või mida nii-öelda varivalitsused tahavad. Ja üks info veel, et kas te mõtlete tõesti, et Trump tuli ametisse selleks, et puhastada nii-öelda soo, nagu see clean the swamp inglise keeles. Ja siis lihtsalt tuli ametisse oma teatud ülesandega, teatud agendaga ja nüüd läheb lihtsalt rahulikult ära. Seda ei juhtu. Sest vaatame nüüd kogu seda toimunut hästi rahulikult. Võtame välja emotsioonid, püüame oma emotsioonidest kõrgemal seista ja eemalduda ka sellest, mida meile tavameedia kanali kaudu näidati või näidatakse. Ja üks hästi oluline asi veel teada, et oli vaja just, et see stsenaarium, see ajaliin käivituks teatud asjade pärast. Jah, ma tean, et see ei ole kõige kergem ajaliin, aga see oli täiesti olemasolev või nähtav ajaliin, see oli üks nendest võimalustest. Sest me kõik ootasime avalikke arreteerimisi, mina ka, kuid mõeldke nüüd natukene, et millal oleks õige aeg ja kuidas neid arreteerimisi teha selleks, et tulemus oleks parim võimalikust. Sest mõelge, mis oleks juhtunud, kui seda oleks teinud Trumpi valitsuse ajal, Trumpi juhtimisel ja sõjavägi oleks Valge Maja kõik seal olnud nii-öelda külalised kõigi nähes arreteerinud. Mida oleks vähtamatu vaenlane siis teinud? Tõenäoliselt oleks tekkinud kodusõda, mässud, sest olgem ausad, see, et just niimoodi läheb nagu läks,
oli just selle kohta oli teatud vihjeid kogu aeg viimase nädala jooksul. See ei olnud nagu algne plaan, sest see kujunes välja viimase nädala jooksul, viimaste päevade jooksul, sest pidevalt, nii palju kui ma tean, olen kuulnud, siis pidevalt loomulikult neid plaane ja kõiki tegevusi muudeti pidevalt. Ja rõhutan veel kord, see oli plaan, et läheb käiku just see stsenaarium, nagu ta läks. Seega, see, mis nüüd suure tõenäosusega toimuma hakkab, on järgmine. Trump mängib lõpuks tõenäoliselt oma kõik trumpkaardid välja. Siiani on ta ainult kasutanud kõiki muid võimalusi, mitte neid kaarte välja mängides. Ta on kasutanud tõesti kõiki radu, kõike lahendusi, mis on olnud tema käsutuses. Tingimustel, nagu ma olen varem ka öelnud, et see järgib rangelt konstitutsiooni ja seadusi. Ja tema jaoks on ainus võimalus nüüd sõjavägi, kasutada sõjavägi, sest sõjavägi on Trumpi poolel. Ja kui ta oleks lasknud sõjaväel tegutseda sel ajal, kui tema veel oli president, oleks tõenäoliselt vastased öelnud, et ta tegi seda sellepärast, et ta kaotas. Kuid tegelikkuses Trump sai üle 80% häältest. Ja nüüd seoses ametivande andmisega sooritas Joe Biden kogu maailma silme ees oma viimase kuriteo. Ta võttis vastu presidendi tiitli läbi valimispettuse ja sõjavägi on sellest kogu aeg olnud teadlik ja on siiamaani teadlik. Ja hästi oluline oli seejuures see, et Trump pidi jääma selles olukorras neutraalseks kogu selles asjas. See oli põhjus, miks Trump rahulikult eile minema jalutas, ütles veel ajakirjanikele enne, kui ta astus helikopterisse, ütles seda, et kohtume varsti. Ja oma kõnes, viimases kõnes ütles ta, et me tuleme tagasi. We'll be back. Me tuleme tagasi. Ja nüüd sõjavägi teab kõiki neid kuritegusid, mida on maailmas sooritatud ja nemad on nüüd ootel. Sest ausalt öeldes Joe Bideni vastu on hulgaliselt muid süüdistusi. Kui sa ei tea ja ei ole kursis nendega, siis ma soovitan tulla pühapäeval või vaadata internetis järgi minu seminari, mis toimub kell 12 Tallinnas, Niine tänav 9. Nii nagu eelmisel nädalal meil oli esimene osa, nüüd sellel pühapäeval on teine osa, kus me kõiki neid asju läbi lahkame, räägime ka kõikidest nendest asjadest, mida tavameedias loomulikult ei räägita. Ja kui sa soovid, siis palun registreeru hiljemalt laupäeva kella 12, kas live seminarile või siis internetiseminarile, mida saab järgi vaadata. Ja kui sa ei ole veel esimest osa vaadanud, siis ma soovitan vaadata enne esimene osa ära. Selle sa leiad kaialiisa.com lehelt sündmuste kalendrist e-koolituste alt. Ja registreeri sinna ja vaata see esimene osa ära. Sest nüüd alles hakkab juhtuma, nagu ma ütlesin, ja meid hoiatati. Varem meid hoiatati, et tuleb sündmus suure tõenäosusega, mis hirmutab paljusid. Arvati mis iganes sündmusi, virtuaalset, ma ei tea, holograafilist nende, ma ei saa eesti keeles isegi öelda, ETs on inglise keeles, tulnukate siis tulekut või tulnukate rünnakut, mis on siis holograafiliselt loodud ja nii edasi, et mis iganes arvati, et tuleb. Ja kuid see, mis hirmutab paljusid, ongi tegelikult see olukord, mis praegu on, sest see tekitab, ma tean, paljudes hirmu. Aga mis te arvate, mis juhtub siis, kui Joe Biden sai presidendiks, ise teades, et maksti miljardeid dollareid altkäemaksu välisriikidelt, selleks, et hääled tõstetakse üle Trumpilt Bidenile ja valis sel juures silmad kinni pigistada.
selleks, et Hiina kommunistlik partei saaks võimu ja väe kontrollida Valget Maja ja seeläbi kogu maailma. Ja Hiina kommunistlik partei on olnud varivalitsuse nii-öelda käepikendus. Ja Joe Biden andis eile vande, seda teades. Ja üks tähelepanek veel. Joe Bidenile saadeti eile vastu eralennuk, mitte Air Force One, nagu siiani kõikidele teistele presidentidele on saadetud. Miks? Mõtelge, miks? Ja Trump ütles oma kõnes, et järgmine administratsioon võtab juhtimise üle täna keskpäeval. Ta ütles seda siis eile keskpäeval. Ja paljud arvasid, et sellega on kõik läbi, et ta on alla andnud. Sellega, kui Biden sai nii-öelda ametisse vannutatud. Aga kuna toimus valimispettuste võltsimine, siis Biden ja tema valitsus on ebaseaduslikud. Lisaks muidugi kõik muud tema vastu olevad tõendid, millest ma siis räägin täpsemalt ise pühapäeval, nagu ma ütlesin, siis kogu sõjavägi teab seda. Ja konstitutsioonis, USA konstitutsioonis on nimelt kirjas, et kui valitsus toimub või toimib ebaseaduslikult, siis on sõjaväel kohustus võtta juhtimine üle ja moodustada uus seadusele vastav valitsus. Ja Biden käivitas sellel samal hetkel, kui ta vande andis selle stsenaariumi. Ta kinnitas selle stsenaariumi. Ja see on põhjus, miks Washingtonis on 30 000 pealine USA sõjavägi. Et kaitsta konstitutsiooni, mitte aga Joe Bidenit, nagu arvatakse. Ja seepärast ei saadetud ka Joe Bidenile lennukit vastu, sest teati, et ta ei ole seaduslik president. Ja sellest hetkest, kui ta andis vande, muutus valitsus ebaseaduslikuks. Ja nüüd on USA valitsus või õigemini USA sõjavägi vastutab uue valitsuse moodustamise eest. See on see, kus me tegelikult oleme. See on hea uudis. Trump, general Flynn ehk siis kindral Flynn ja paljud teised on varem öelnud, et USA saab varsti konstitutsioonialase õppetunni, sest Trumpile meeldib kõik toimetada vastavalt konstitutsioonile ja seadusele. Ja see on just see, mis seaduses või institutsioonis kirjas on. Kõik toimub vastavalt konstitutsioonile, mis on ülim. Ja eile, kui vanne anti, sai tegelikult USA sõjavägi täieliku kontrolli. Ja Trump ei puutu enam asjasse. Sest kõik on nüüd sõjaväe käes. Ja nagu ma ütlesin, kõik alles hakkab juhtuma tänasest kuni 30. jaanuarini või osad arvavad 27. jaanuarini. Mina ütlen, et elame näeme. Vaatame, kuidas juhtub. Ja rahvuskaardi ülem Flynn, general Flynn ütles oma varasemas intervjuus, et nemad on kohal, ehk siis rahvuskaart on kohal selleks, et aidata rahumeelselt sõjaväel võim üle võtta. Ja ta ei öelnud, et rahumeelselt Bideni administratsioonil võim üle võtta. Ta ütles sõjaväelisel võimul võim üle võtta. Seda ei pandud tookord eriti tähele, mida ta ütles, aga kui vaadata tema sõnavõttu, siis täpselt seda ta ütles. Seega, lähima nädala jooksul hakkame me alles nägema tõelisi muutusi. See, mida me oleme oodanud. Sest enne oli vaja lasta tumedatel jõududel teha oma viimased kuriteod. Ja nüüd on need tehtud ja ka tõestatud. Ja nüüd on aeg astuda järgmised sammud. Ja seda ei tee mitte Trump enam ega tema valitsuse aeg, vaid seda teeb USA sõjavägi, kes on tegelikult Trumpi poolel. Ja sõjavägi on siis Washingtonis, ei ole selleks, et turvata ametisse vannutamist, Joe Bideni ametisse vannutamist ja kaitsta Trumpi pooldajate eest teda, vaid nad on seal selleks, et ametis on ebaseaduslik president, kes on ametisse pandud varivalitsuse ja välisriikide valitsuste poolt, kes on ka kõik sellesse segatud. Nii et kõik see algab nüüd ja me hakkame nägema tõelist plaani meie ees rahtirullimas. Ja see on just see, millele ka vihjas muide
Urmas Reinsalu, kes ütles, et it ain't over until the fat lady sings. Tõlkes siis, et asi pole läbi enne, kui paks naine laulab. Ja nüüd on aeg hääled lahti laulda. Et see oli siis sõnum, ma panen selle originaali lingina ka siia video alla, kes inglise keeles tahavad seda vaadata, siis saate ka inglise keeles vaadata, aga mina kohtun teiega juba sel pühapäeval, kas siis interneti vahendusel või otse ja asi läheb eriti põnevaks. Nii et head uudised jätkuvad Valguse kanalil ja õige pea juba näeme teie kõigiga. Nii et seniks kõike ilusat ja ilusat päeva teile, armsad valgusolendid.